Kui varem saime teha müügitööd laatadel inimeselt inimesele rääkides, siis nüüd peab selle müügitöö ära tegema meie kodulehel asetsev tekst, mis käib väga tihedalt kokku ka loomulikult visuaaliga. Kuidas kirjutada nii, et see paneks inimesi tegutsema? Selles videos räägimegi. Tekstid, mis müüvad. Aina rohkem ma näen tänu tehisintellektile, kuidas minnakse kergema vastupanu teed ja lastakse luua tekstid tehisintellektil. Aga sealt puudub emotsioon, sealt puudub ka seejärel usaldus ja tegelikult puudub siis kokkuvõttes ka tulemus. Inimesed ei osta toodet või teenust, nad tegelikult ostavad emotsiooni, usaldust ja tulemust ehk seda energiat, mida sa läbi oma veebilehe nende tekstidega lood. 3 müügiteksti võtid võib-olla, mis sind aitavad siis ka nende tekstide loomisel nii-öelda alateadlikult siis jälgida. Esiteks, tekst on hea tekst on see, mis loob emotsiooni. Nii et küsi endalt, mis tunde sa tahad, et inimene saaks, kui ta loeb seda teksti. Kas lootusrikka, positiivse, sooja? Mis on see tunne, mida sa tahad oma tekstiga tekitada? Teiseks, loogika. Kas see tundub mõistlik ja kasulik? Ja kolmandaks, usaldus. Miks ta peaks just sinu käest seda toodet või teenust ostma? Miks just sinu ettevõte või sina pakud parimat lahendust võrreldes konkurentidega? Seal on olemas emotsionaalseid ja on olemas ka pragmaatilisi ostjaid. Emotsionaalne ostja ütleks võib-olla nii, et ma tahan tunda end kindlalt ja hoitud. Või näiteks tal tekib suhestumine, see kõlab täpselt nagu mina. Ja pragmaatiline ostja tahab näita mulle, kuidas see töötab, mis ma sellest saan ja kui palju ma maksan. Kui palju see maksab? Heal lehel on olemas mõlemad versioonid. Nii pragmaatiline pool kui ka see emotsionaalne pool. Siin on näide 2 erinevast lähenemisest, kus on sama teenus, näiteks veebikoolitus. Emotsionaalsele ostjale sõnastaks seda nii, et kujuta ette, et sul on lõpuks oma koduleht, mille üle oled uhke ja see toob sulle päriselt kliente. Sa ei pea enam tunde guugeldama ega ekslema tehniliste valikute vahel, me teeme selle koos ära. Või näiteks pragmaatilisele ostjale koolitus sisaldab 6 sammu, igaühes video, tööleht ja mallid. Sa saad 30 päevaga oma kodulehe valmis, isegi siis, kui sul pole eelnevat kogemust. Nii et tekst peab tekitama usaldust. Räägi nii, nagu päris inimene räägiks. Kui mina kasutan ka väga palju tehisintellekti tekstide kirjutamises, aga see on alati koostöö, mitte kunagi ühepoolne, et kirjuta mulle teksti, selle sama ma kopeerin ja asetan siis veebilehele. Vaid see on alati koostöö, läbi põrgatamiste, läbi uute käskluste lasen ma tehisintellektil seda teksti sobivaks timmida. Ja päris tihti anname sellise prompti või sellise käskluse tehisintellektile, et kirjuta kõnekeeles, nii nagu inimesed räägivad. Ei tasu kasutada selliseid tühje sõnu, mis korduvad, näiteks meie innovatiivne, unikaalne lahendusega ettevõte pakub täiustatud lahendusi ja nii edasi. Vaid väldi sõnakordusi, väldi tühje sõnu, ehk siis klišeelikult mõjuvaid sõnu. Mida spetsiifilisem sa oled, näiteks kui sa kasutad innovatiivne sõna asemel, näiteks ütleme värskelt loodud mais alustatud projekt või mingi muu spetsiifilisem termin, siis see mõjub palju usutavamalt kui see, et sa ütled lihtsalt innovatiivne või lihtsalt kvaliteetne. Kirjuta nagu räägiksid sõbrale. See on lihtne, see töötab, säästad aega, saad kohe paremaid tulemusi kui senisel viisil. Väga hea, kui sa saad tuua ka näiteid, saad rääkida lugu, saad rääkida tulemusest. Ja mõtle, kas see tekst, kui sa oleksid ise kliendi kingades, kas see paneks sind ostma? Seega ole inimene, ole päris, sest inimene ostab inimeselt inimesele. Ja kui me räägime nüüd visuaalist siia juurde, siis väga hästi mõjuvad päriselu fotod, mitte klantsitud portreed. Eriti kui võib-olla sul on, sinu väärtuspakkumine on ka soodne hind, siis eriti on oluline, et sa ei mõjuks kuidagi väga premium brändina, vaid vastupidi, et oleksid lihtne ja mõistetav oma sihtrühmale. Nii et mida ehedam ja inimlikum sa tundud, seda rohkem usaldust sa lood. Tekstides kasuta sina, mitte meie. Ja tee oma lugejast peategelane. Sest ei ole vaja rääkida, meie ettevõte on nii tubli, meie ettevõte pakub seda, meie oleme tegutsenud, meil on selline ajalugu. Kedagi ei huvita, mis on teil. Huvitab see, mis kasu mina inimesena siit saan. Ja see võlusõna on sina, mitte meie. Nii et inimene tahab tunda, et tema saab kasu, mitte et sina oled nii tubli. Kui sa proovidki võtta praegu oma veebilehe teksti ja võib-olla lasta ChatGPT-l näiteks see üle kirjutada sina vormis,
lihtsalt ja inimlikult, nii nagu inimesed räägivad, ja siis sa võid võrrelda seda teksti ja näha, kui palju mõjusam tegelikult see sina vormis tekst on. Ja fookus võiks olla igas tekstilõigus lugeja peal. Mida tema saab, mida tema võidab, mida tema tunneb. Kui me räägime tekstide vormindamisest, siis väga oluline on see, et seda oleks lihtne lugeda, sest silm haarab tervikut, ta loeb, üldiselt inimesed loevad diagonaalis, mitte ei loe selliseid nagu raamatut. Et kui sinu veebilehe tekst mõjub juba tekstimüürina, siis see on esimene blokeering, miks inimene ei suuda ega taha seda lugeda. Läbi hea vorminduse saad sa teha selle teksti söödavaks inimeste jaoks. Kokkuvõttes hea tekst on see, mis on visuaalselt õhuline, see on kuidagi loogiliselt jaotatud lõikudesse ja see on silmale lihtsasti haaratav. Kokkuvõttes kuldreeglid siis tekstide paigutamiseks veebilehel. Kasuta lühikesi lõike, 2-4 rida korraga. Mõtle, iga lõik võiks olla üks mõte. Rõhuta olulist. Sa tahad teha seda kas kaldkirjas üldiselt eesti keele reeglite järgi muidugi pannakse võõrsõnu kaldkirju, aga ka kujunduslikult on need sellised keeleeksimused veebilehel lubatud, kui see on disaini mõttes sul teadlikult niimoodi kasutatud. Sa saad teha mõned olulised sõnad boldiks ehk rasvaseks, saad tekitada mingeid värvilisi kaste võib-olla juurde ja juba see aitab inimesel haarata, mis on see sõnum, mida sa tegelikult edasi tahad anda. Väga hea viis on kasutada ka loetelusid. Seda on kerge haarata, see toob välja kasud ja miks mitte lisada vahepealkirjasid. Näiteks iga 3-5 lõigu järel on uus alampealkiri ja pealkirjade osas jäta meelde siis, et on hea, kui sa kasutad tervikut, mis selgitab ka ära, mis see väärtus on, mida inimesed siis siit saavad. Mitte ei pane lihtsalt teenus või hind või meie tooted või meie ettevõte, vaid näiteks oleme tegutsenud 25 aastat, oleme aidanud kliente näiteks nendes probleemides, selles lahenduses, et pealkiri juba iseenesest ütleb ära, millega siin tegu on. Ja praktiline tegevus, mida sa võiksid teha, on viiagi oma veebilehe tekstid siis järgmisele tasemele. Näiteks kirjuta üks leht valmis, sa võid lasta ka ChatGPT-l seda analüüsida, just nimelt nendes võtmetes, et kui selge, lihtne on see ja see arusaadav on, aidata tal muuta need tekstid veel lühemaks, laused lühemaks, selgemaks, lihtsamaks ja panna sina vormi ja teha siis vastavad soovitustele võib-olla parandused, miks mitte lasta ka testida 5 inimesel, kes kuuluvad sinu sihtrühma ja küsida nende käest siis tagasisidet. Head tööriistad, mida sa saad teksti loomes kasutada, on näiteks ChatGPT kohandatud GPT nimega Eesti keele automaattoimetaja. Kui sa ChatGPT lahti teed, otsingusse paned seal avasta uusi kohandatud GPT-sid, paned märksõnaks Eesti keele automaattoimetaja, siis see on näiteks minu üks lemmikumaid põhilisemaid tööriistu, mida ma tekstiloomes kasutan. On olemas ka ChatGPT erinevaid copywritereid. Kahjuks eesti keeles ma ei oska öelda, mis nii hästi töötaks või teeks, aga on peamiselt sellised nagu inglise keele tekstide jaoks sellised copywriter abilised, aga võib-olla sa leiad midagi, nii et tasub ikkagi otsida. Kõige parem viis on alati saada tagasisidet otse oma sihtrühma käest, viia läbi küsitlusi, teha võib-olla intervjuusid ja saada tagasisidet, kas see tekst, mida sa loonud oled koos visuaaliga, on piisavalt lihtne arusaadav ja piisavalt ahvatlev, et inimesed võiksid reageerida sinu pakkumistele.